Tere päevast! Mina olen Alvar Roosimaa ja meie tegime perega sellise asja nagu siidrivabriku, Jaani Hanso siidrivabrik. Ja ettehoiatuseks kõigile, kes on siia tulnud õppima või otseseid nii-öelda eeskujusid või näpunäiteid kuulama, et ma ilmselt selles mõttes on natuke ohtlik loom, et me püüame tõesti ühendada selle nii-öelda rahvusliku romantika, hea ärimudeli, perfektse, ütleme, toote ja rahvusvahelise konkurentsivõime ja mitte ühestki nurgast järgi anda, et mitte teha kompromisse kõige selle vahel, mis on äärmiselt raske. Või ma ei tea, eks see paistab. Ja kindlasti ei saa ka veel öelda, et meie näol oleks ka tegemist edulooga, et edu on veel ootamas loodetavasti, et me oleme oma toodete müügiga tegelikult alguses alles paar kuud ja ütleme paar nädalat me oleme juba suuremate mahtudega suutnud inimestele pakkuda oma tooteid. Aga eellugu on selline, kuidas me sattusime maale ja nii maalähedase asja nagu õuna juurde. On rohkem nii, et asjad on mind ise üles leidnud ja peab olema lihtsalt valmis ja kuidagi ära tundma, kuhu poole, et mismoodi sa oled ehitatud enda elu jaoks, kuhu poole sa tahaksid nii-öelda triivida. Umbes 15 aasta eest olin suhteliselt hästi makstud noor see palgatöötaja linnas. Oli mul äkki lõi sisse mingi alalhoiu instinkt, et on vaja leida legitiimne ettekääne, miks ära sõita linnast reede õhtul ja alles pühapäeval tagasi tulla, et elumere lained olid suhteliselt vahused nagu, seal ikka noored inimesed. Ja täitsa vabatahtlikult ja helistasin üks hommik ühele maaklerile, kinnisvara maaklerile Pärnusse. Umbes sama hommik otsustasin ka suuna ära, kuhu poole minna maja otsima. Ja läksin ja kes ei mäleta 15 aasta eest oli veel aeg, kus ei olnud Euroopa Liidu liige, Eesti ei olnud eurot. Inimesed jooksid ummisjalu linna ikkagi ja ütleme, maamajadel oli hind ainult siis, kui oli merevaade ja euroremont oli ka tehtud, et ühesõnaga oli valida ükskõik põhimõtteliselt, mille vahel ja kus kohas. Ja nii me leidsime siis ühe vana rehielamu, Jaani Hanso talu, mis mulle meeldis algusest peale, oli heas korras, hetkevääringus ei maksnud mitte midagi. Ja hakkasime seda korda tegema 15 aastast ilma igasuguse plaanita. Ja arendasin mõni aasta suurem ehitus, mõni aasta väiksem ja ütleme nii, et arenesime koos majaga. Mul ei olnud kunagi olnud maal vanavanemaid ega maamaja, et põhimõtteliselt haamrit oskasin hoida õiget pidi käes, aga mootorsaagi olin ainult eemalt näinud. Ilmselt filmis ka, mitte päriselus. Ja nüüd ootamatult üle-eelmisel aastal umbes jõudsime eluga sinna punkti, et oli nagu teelahkmel, et õpitud ja senimaani praktiseeritud eluala ütleme, jätkamiseks niimoodi, nagu oleks mõistlik olnud või nii, nagu oleks olnud soovi, oleks ilmselt Eestist ära pidanud kolima. Ja selleks ei olnud mingit soovi enam. Meil väiksed lapsed ja Eestis väga meeldib elada. Eesti elukvaliteet on fantastiline. Ma ei tea, võib-olla selleks peab olema välismaal elanud. Ilmselt ongi mõistlik. Eesti on nii väike, et kes ikkagi välismaal ei ole ringi vaadanud, see ei oskagi seda ilmselt hinnata. Ja siis oligi valiku koht ja põhimõtteliselt ma olin mingil hetkel hakanud imetlema inimesi, kes on midagi füüsiliselt üles ehitanud ja püsti pannud. Et ma ise töötasin finantssektoris seal. Üks hetk ei ole mingit vahet, mitu nulli on 1 järel või 9 järel, see lihtsalt liigub kuskil ja õhtuks lähed koju, et tegelikult selle mõttes, et lükkad arvuti kinni ja ei ole mingit erinevust. Ja autoga ringi sõitis ja nähes, kuidas inimesed on nagu asju üles ehitanud, sinna peale oma nime pannud mingisuguse halli või maja või töökoja. See tundus mulle uskumatu julgus, eks ju, investeerida millesse füüsilisse, mida ei õnnestu ära müüa homme niimoodi hiireklikile vajutades. Ja mul on alati unistus, et võiks ise ka kunagi äkki. Ja siis oli see hetk, ma mõtlesin, miks mitte nüüd. Ja ütleme, valik selles mõttes, mida teha, tekkis üsna ruttu. Oli olemas maamaja,
oli maa seal ümber olemas mõned hektarid ja täitsa aastaid oli meie vaade, et meie maa vastas ka risustanud üks kolhoosiaegne mingi hoone, selline suhteliselt vastik, no nagu nad on kõik, eks ju. Nüüd selgus, et selle saab suhteliselt odavalt ära osta. Hetkeseisuga paari aasta eest, see oli vist ainukene kinnisvaraliik, mis meil oli soodne. Oli mingi analüüs, mis ma lugesin. Ja me suutsime selle ära kasutada ja saime endale edasi kolhoosi, masinapargi, töökoja, mingi kombaini hoidla või midagi sellist oli olnud. Ning renoveerisime sellest osa ära. Aga idee kui selline, idee otsimine, ütleme ärifilosoofiast alustades, kui midagi teha Eestis, kui meil oli õnn hakata valima nullist, mida nüüd teha, oli kindlasti tähtis mulle leida midagi, mis on Eestile ainuomane. No, see ei tähenda, et ma arvan inimesed, kes Eestis proovivad näiteks viinamarju kasvatada või ükskõik millised, eks ole, välismaa asju, et ma ei imetleks nende nii-öelda nagu ettevõtja julgust ja asju, aga mulle isiklikult oli oluline, et see oleks midagi, mis on Eesti oma, mis ei vaja ekstra poputamist ja elektripuhuga puhumist enamus aastast. Ja õun on just selline asi, õun on ikkagi eestlasel ikkagi täiesti selles mõttes igatpidi sees, kantides, geenides. Eestlasel meeldib õun, igal ühel on õunapuu, keegi ostab majas ja esimene asi, mis ta istutab, on õunapuu kindlasti. Ja õunu vedeleb maas igal pool sügisel, kõik upub. Kui ei ole siin vallas, on naabervald upub ja järgmine aasta vastupidi. Et ka äriliselt, kui mõelda selle peale toorme peale, siis 50 kilomeetri raadius Eestis igal pool on õuna piiramatult tegelikult, on vaja maast üles korjata. Nüüd sellega oli valik sooritatud, midagi pidi õunaga tegema. Õun on soodne, õun on praktiliselt niisama. Nüüd on küsimus selles, kuidas müüa ta ära veidi kallimalt või rohkem kallimalt, eks ju. See on nagu äri mõte. Ja see ongi põhimõtteliselt see teema, kuidas teda maksimaalselt väärindada. No see on igal pool, metsaga ju samamoodi, sa võid välja vedada palki või saepuru või ehitada nendest majad ja välja vedada. Ja eestlased on olnud selles väga edukad. Ma tahtsin midagi sarnast õunaga teha ja mis on maksimaalne väärtus, mida õunale saab lisada, on mingi toode, mida tegelikult Eestis väga ei teatagi, et on olemas, mis on hea siider. Hea siider on praktiliselt ju samaväärne hea vahuveiniga, ütleme šampanja tüüpi vahuveiniga. Itaalia, Hispaania proseccod ja kaavad. Eesti õunaga annab teha samaväärset asja ja toodet. Ja siidri maine loomulikult on see, et see on selline klassiõhtu esimese peatäie selline magus asi. Aga uurides ja vaadates ikkagi reaalselt, mis on praegu Ameerikas toimumas, siin oli ennem ka räägiti, et Ameerika trendid jõuavad üks hetk maailma. Ameerika on trendiseadja maailmas ja Ameerikas on praegu käimas suur uue siidri revolutsioon. Et seal see craft õlle ütleme ülestõus, mis meil hakkas paari aasta eest, see elati seal läbi viimase 10-15 aastaga, nüüd otsitakse midagi uut ja leiti siider. Et selles mõttes see jõuab Euroopasse ja maailma kindlasti varsti, et leitakse üles, et siider on tegelikult fantastiline vein, on fantastiline vahuvein. Ja sealt see idee, meil on olemas soodne tooraine, meil oli idee, mida saab valmistada. Nüüd oli vaja luua tootmine, oli vaja õppida, kuidas seda teha, luua tootmine, luua turg tegelikult, sest sellel ei ole turgu, keegi polnudki kunagi müüa proovinud sellist asja siin. Ehk siis nagu ikka, ükskõik millise äri juures, et võtmesõinad on vaja selgeks teha oma kapitali vajadus, sihtrühma olemasolu ning ka võimalik skaala, kui suureks sa tahad minna sellega. Ja leida, kas sul on konkurent ja kui lihtne on ütleme hakata konkureerima sinuga. Ning loomulikult Eesti skaalata arvestada ekspordipotentsiaal. See, kes loob midagi Eestis ilma mõtlemata, kas seda eksportida saab, see on nagu sportlase, ütleme, eesmärk on saada vallameistriks ja mitte rohkem, et see tegelikult ei vii isegi vallameistriks tavaliselt. Nii et nüüd oli mõte olemas ja oli mingi vormi saavutanud ja loomulikult oli vaja minna kuskile õppima seda asja. Ja ma leidsin Inglismaalt ühe kursuse,
see oli 5 päeva, see on akadeemiline kursus, põhimõtteliselt õpetati seal tegema nagu tööstuslikult siidrit. Aga seetõttu oli ta väga hoolas, hügieen, selles mõttes nagu ikka toiduainetega. Aga sinna juurde leidsin ka ühe Inglismaa kuulsama siidrifarmi, kus ma siis läksin peale oma kursust, sain selle omanikul niimoodi hõlmast kinni, rääkisin mingi loo talle, mis vähemalt äratas tähelepanu ja sain talt nõusoleku seal farmis ilma rahata natuke tööd teha ja vastutasuks ringi nuuskimisele. Ja niimoodi see läks ja jõudsime üle-eelmine aasta oktoobris tagasi, panime külapoodi, panime kohe sildi välja, et ostame õunu, tahtsime proovitoodangut teha ja tegime umbes 2000 liitrit. Ja panime selle šampanja pudelitesse, mõtlesime sildid välja, korgid, kogu filosoofia. Siis saime sellised toote, mis ma ei oskagi veel täpselt öelda, õnneks või kahjuks oli niivõrd hea, et me saime sealt hull julguse siis jõuda sinna, millest ma alguses rääkisin, ostsime ära seal töökoja, renoveerisime seda ja ostsime suured vaadid ja võtsime selle asja suuremalt ette. Ja ega väga rohkem selles mõttes rääkida ei ole, ma arvan, asja võti on alati, kes tahab ettevõtlusega hakata pihta, et siin ma nõustun eelkõneleja, kes ütles ka, et ega Eesti on selles mõttes nii väike, kas see on nüüd maal või linnas, põhimõtteliselt enamus Eesti maast on ikkagi nii-öelda nagu eeslinna staatus, kui sul on auto, eks. Ja me ei ole seda ka nagu dramatiseerinud kunagi, et nüüd me oleme maale, põletame sillad ja linn on saatanast, et selles mõttes Eestis annab kõik alati ühendada. Et kui inimestel on hirm selle ees, et nüüd ta kolib maale ja kunagi enam teatrisse ei saa ja mis on selline klassikalised probleemid, eks, see ei vasta tõele. Ja ma arvan, sinna juurde on oluline alati mõelda, mis on sinu väärtusahela pikkus, kui kaugele sa suudad, eks ju, õuna on hea näide, õuna annab müüa ära ka toorelt, eks ju, õuna, seal on see probleem, et siis kui õuna müüa saab, siis on õuna igal ühel ja õuna hoida ja säilitada on seda raske ja keeruline, et ta näeks ilus välja peale jõule veel. Ja meil on saada Poola õunad, mis maksavad selline 39 senti ja näevad hirmus ilusad välja, suured ja punnpõsksed. Et seal on see oht, sa väärindad liiga vähe võib-olla sinna otsa, siis annab moosi teha. See on ka probleem Eestis, ütleme, igaüks teeb ise oma moosi või ostab midagi väga eksklusiivset. Et seal ei ole ka ruumi. Õunakrõpsud on ilmselt fantastiline, annab palju väärindada, mitu pakki sa müüd neid aastas. Et me nagu leidsime, et selles mõttes siider on see asi, ta säilib. Kui sa seda ära ei müü aastatega, ta läheb paremaks nagu iga vein. Ja sa saad valida, kas sa teed vaadisiidrit, sa filtreerid teda, sa teed sellise lihtsa nii-öelda õllepudelis, väikses pudelis joogi. Või sa tõesti võtad selle riski ja hakkad sellest tegema šampanjat, nagu oli meie otsus, sest sellel on ekspordipotentsiaal, eks ju. Et seal ainuke probleem oli, et me peame looma turu, inimesed ei ole harjunud, inimesed ei tea. Nad lähevad suvel piknikule, nad lähevad, ostavad Hispaania Prosecco omale või Itaalia Cava või oli see vastupidi. Aga nii nagu me juba näinud oleme, tegelikult eestlasele see õuna asi õudselt meeldib ja nad on valmis Eesti õunast valmistatud asju ostma ja kui see näeb hea välja, siis see sobib. Ja võttes kokku, et ma siiamaani olen väga rahul, et me selle tee valisime, see on esteetiliselt, emotsionaalselt on seal nii palju meeldivaid asju, põhimõtteliselt oleme me ikkagi veinimõisas, eks ju, veinitööstuses. Et mis on äge, hea sõber rääkis nalja, et Hollywoodi kohta, et iga näitleja ju tahab saada režissööriks ja iga režissöör tahab saada produktsendiks. Aga iga produktsent ikkagi unistab sellest, et osta Prantsusmaal veinimõis ja hakata veini tootma. Et me hüppasime kõigest sellest üle ja võtsime selle nüüd niimoodi ette ja kätte. Ja üldkokkuvõttes on see, et õun on esteetiline, eetiline ja nii ürgselt kuidagi Eesti asi, et see sinna juurde rahundab mingi meele ära, millel ei oska nime öelda, et mõnel on vaja metsas käia, mõnel on vaja meres ääres olla ja mulle annab nagu kuidagi nagu õunaga tegelemine selle sama tunde. Aitäh, Alvar! Nagu sa näed, sinu jutt meelitas siia rohkelt inimesi kokku ka.
on kõik selle joogi peal ikkagi kuidagi moel või teisel nagu maiad, mulle tundub. Ehkki nad ei ole enamasti keegi proovinud ilmselt seda veel. No ilmselt mitte, statistiliselt võttes on vähe tõenäoline, et enamus proovinud on. Sa kasutasid väljendit meie mitu korda, keda selle meie all mõtled? Mina ja minu pere, ehk minu abikaasa istub ka siin, meil on ka 3 last ja see on meie pere ettevõtmine. Mis selle, ja mulle meeldis see, kuidas sa ütlesid, et see ei ole olnud kuidagi dramaatiline, et see ei ole kuidagi olnud nagu linnaga sildade põletamine, aga ikkagi, et see on olnud elukeskkonna muudatus. Kõigepealt esimene samm reede õhtul minema, siis pika hambaga ilmselt pühapäeval tagasi ja nii edasi. Aga sinna koha peale jäämine, mis see teie pere jaoks kõige... võib-olla ma ei tea, sõna keeruline on ise hästi konkreetne, aga kõige, ma ei tea, siis põnevam, kirevam, vastuolulisem on olnud. Et miks mitte? Või? Mis on olnud nagu see, millega on tulnud harjuda või mis on olnud... Maaelus? Jaa, just. Ühtegi ebameeldivat ei ole olnud midagi, mis nüüd oleks vaja endale vägisi olnud külge juurutada. Kui ostsin esimese asjana ikka väli nii-öelda peldiku, ikka lükkasime ümber ja tegime maia sisse, et võib-olla see oleks olnud raske. Aga ei, ühtegi selles mõttes ma ütlen, et moodsal ajal on sul nagu internet levib ja ETV on vaba levis, et selles mõttes sul ei ole nagu ühtegi asja, millest sa nüüd ilma jääd kohutavalt, kui sa sõidad 100 kilomeetrit linnast välja. Kui kiiresti sa selle ära õppisid, et kui üks väikene asi on puudu, et siis ei pea kohe see 100 kilomeetrit linna selle järgi sõitma? Väikseid asju saab külapoest ka ja see on väga armas tegelikult, kuidas minna külapoodi ja osta asju. Kõrsikud on näiteks meil, seal on ainuke koht on meie poes, kus müüakse vanas eas selline triibuline pakk oli kõrsikud ja kus maitse on parem kui selles uues pakis. Mis plaan sul selle veinimõisa osas on? Sellest tõenäoliselt mängeldes ei saa sama suur äri, et keegi saaks pangas kusagil sinu numbreid samamoodi 0 ja 9 kaupa kokku lööma. Mis sa näed, mis võiks olla 5 või 10 või 15, 20 aasta pärast sinu veinimõisas saanud? Ma arvan, seal ongi see oluline koht on leida see murdepunkt enda jaoks, kus sa saad aru, et kui sa ära sured, et kui sa sel punktil oled oma elu kõige rikkamas seisus, siis on suhteliselt loll olukord. Kui palju sul raha vaja on, kas on väärtuslikum nagu ohverdada igalt poolt kõike ja võtta ja minna järgida seda kapitalismi nagu õpikut näpuga nagu järgi ajad, et sa pead kasvama, eks ju, ohverdades kõike tootmise hinda alla viima, muutma suuremaks. Või on sul mõistlikum ära otsustada, mis sa tahad täpselt teha ja leida viise, kuidas müüa seda väärindatud asja just nii palju, et ta oma väärtusega säilitaks. Sa ei pea ohverdama muid põhimõtteid ega oma elu ja tervist. Nii et seal see vahekord leida, ma ise näen, meil on mingi number pudeleid, mis me peame ära müüma, et me oma elustiili säilitada ja seda asja saaks edasi arendada, aga sealt rohkemaks mul ei ole nagu mingit motivatsiooni. Mis on see, mis sa oma igapäevasest pangatööst, ma saan aru, et sa töötasid pangas, eks ju. Mida sa pangatööst oled sinna siidri keedu paja äärde kaasa võtnud? Iga ettevõtmine, ütleme, nõuab riskide mõistmist, see on põhiline. Ega ju enamus ettevõtted ei lähe ümber mitte sellepärast, et äriidee oli vale. Enamus läheb ümber sellest, et sul saab raha otsa valel ajal. Nii-öelda likviidsus. Ja see on ilmselt see, mida sa õpid, kui sa tegeled investeerimisega. Et sa oskad hinnata oma maksimaalset nii-öelda riskiläve kõige paremini ja näha ette, et sa ei jookse valel ajal mingite valede asjadega kinni kuskil. See on, ma arvan, selles mõttes nagu üldoluline ka iga ühe nagu, ütleme, enda elus ja kui sa käid, kui sul on õnn nii-öelda heas koolis ära käia ärikoolis, siis see ei kehti ainult nii-öelda finantsi kohta, mida sa seal õpid. See on nagu fundamentaalsed väärtused. Meil tuleb kohe hetke pärast siin debatt, mille pealkiri on, kui olla nüüd punkt-punktilt täpne, ettevõtlusmaal, hobi või äri. Ja selle pealkirja konstruktsioon, ma usun, et see on ju sulle selge. Kas see sinu puhul, mida sa teed, on see hobi või äri? Ma enne mõtlesin selle peale, seal on ka selles mõttes vastuolu, eks ole, otseselt nagu semantiline vastuolu, kui sa saad millegi eest raha, siis automaatselt ei ole enam hobi, see lihtsalt
ning seal ka mõtlemine, et sa suudad nagu hobist raha teenida, viib ilmselt mingite probleemideni üks, et sa pead endale selgeks tegema, et kui sa oled otsustanud, et see peab sind ära elatama, sa pead suutma endaks välja mõelda, sa pead ka muid asju tegema, mis sinna hobi juurde ei kuulu. Et aga ja selles mõttes me kindlasti teeme, eks ole, äri, aga me püüame jätta selle selliseks, et see oleks võimalikult üleni meeldiv. Et eemalt vaatajale jääks hobi mulje, eks ju? Et eemalt vaatajale peab muidugi jääma mulje, et see on ainult fun ja põhimõtteliselt me teeme seda enda jaoks ja no väga ei taha teile müüa, aga olgu. See on väga tähtis. Naine ei luba kõik ära juua ise endale, eks? Ja, kõik on juba otsas, aga sulle, sõber, ikka, jah. Aga ei, ma arvan, et see on oluline, on mitte üle romantiseerida, kui sa tahad sellega ka raha teenida, ennast ära elatada, et mingi vahe enda jaoks välja mõelda, mis on hobi, mis on äri. Aga sa saad ju aru ka, et kus see küsimus tekib, ehkki seal jah, see sõnaline vastuolu on, aga sina oma eelmises elus, pangatöö elus, vaadates selle äri tegemise peale, mis sa praegu teed, nende mahtude peale, ei oleks kunagi tõenäoliselt nimetanud seda äriks või vähemalt need kolleegid, kes on täna jäänud panka tööle, ei nimeta seda äriks, vaid nad peavad seda, mees tegeleb seal mingi hobiga, toob meile aeg-ajalt ka siia võib-olla, eks. Need sõbrad, kes on jäänud, on umbes minu vanused, nemad on ka läbi elanud kõik laste haigused. 10 aasta eest, 15 aastast, mina isiklikult oleks mõelnud, loll rabel, et sealt saad 100-200 000, mis mõte sellel on, eks ju. Aga ja õnneks on inimarenemine, mis võimeline loom, et ehk ma tahtsin suunata sinna, kuhu me tõenäoliselt rääkima ka selle sama debati ajal mõne hetke pärast satume. Mis on need asjad, mida sa näed nende maal toimetavate ettevõtjate juures? Nad on tublid inimesed, nad on tublid ettevõtjad, aga et mis sulle tundub, mis jääb seal nagu puudu, et nad sageli, mitte alati sugugi, aga et nad sageli võib-olla ei naudi seda ja peavad seda väga keeruliseks, raskesti, halvasti makstud äriks, mitte hobiks ja mitte nagu tagasitoovaks hobiks? Seda ma ei oska öelda. Peab enda jaoks ka selle mõtlema välja, et elu tegelikult on lühike ja kui sa veedad suurema osa ajast nii-öelda kuskil nagu tööpostil või tehes tööd endale või teiste jaoks, sel hetkel ju vahet ei ole, kui sa oled higine ja käed on mustad, et sa pead selles leidma midagi positiivset, muidu sa raiskad oma elu ära. Eesti ju tegelikult selles mõttes on selline koht, kus nagu tööd jagub kõigile. Meil on ju tegelikult inimeste puudus. On mingid lained edasi-tagasi, aga põhimõtteliselt Eesti on väike ja meil on inimeste puudus igal pool. Et selles mõttes ära elamiseks ei pea kindlasti iga päev tegema midagi sellist, mis sulle ei meeldi. Et see ei ole lihtne otsus langetada ja muutused on rasked, aga see on see koht, kus sa pead leidma enda jaoks õige asja. Aitäh sulle täna tulemast. Aitäh sulle tulemast ja sinu perele suur tänu ja jõudu ja jaksu selle kõigega millega te siis tegelete ja loodetavasti need pudelid ühel hetkel rõõmustavad võimalikult paljude inimeste päeva. Aitäh!